Esimeses osas on ikka veel talv. Lumemölder kühveldab näljastele lastele lumesadama. Väsinud oks puhkab selili pargipingil ja priske lind kaevab omale talveks urgu. Ta on juba hilja peale jäänud, kuid keegi ei tihka talle seda öelda, sest ta on täna veidi turtsakas. Meie loo peategelane Kõrge Kristjan elab hingematvalt kena järve kaldal. Järve kaevasid muistsed mulgid, keda tunnete pildilt tikutoosil. 2 silda, mis jäävad Kõrge Kristjani majast paremale, on lumised ja naeravad. Ilmselt te juba mõtlete, et kuhu küll see lumi vahepeal kaob. No kust mina tean? Mina kiigun suurel kiigel ja redise juustega naabritüdruk vehib mulle hoogu teha. Täna on ilus päev ning Kõrge Kristjan püüab Tartus kanu. Samal ajal otsustas suur auto kakada Kõrge Kristjani õuel pikutavale kiletüdrukule. Oh, seda kisa ja kära. Kohal oli ka uulitsa ainuke kordnik. Õhtuks on 2 silda, mis jäävad Kõrge Kristjani majast paremale mattunud naabripoiste suitsetamise tossu sisse ega näe enam eriti hästi. Osalt seetõttu, et suits on nii paks, kuid ka osalt seetõttu, et on saabunud öö.